Harvest-Lab on selline põlluanalüsaator, mida on võimalik kasutada mitmete erinevate masinate peal. Seda on võimalik kasutada silokombaini peal, seda on võimalik kasutada teil oma kontoris ja nüüd, nagu me ka täna siin näeme, siis on võimalik seda tegelikult kasutada ka lägapüti peal. Oma olemuselt on ta tegelikult siis NIR-sensor, mis töötab sellel põhimõttel, et ta on nagu spektromeeter, ta valgustab läbivoolavat materjali, kas ta liigub siis silokombaini rohukanalis või siin antud juhul selle lägapüti torudes ja valgustab seda materjali ja sellelt tagasi peegelduva info põhjal siis suudab ära määrata kuivaine, näiteks silo sees seeditavad seedimatud kiudained silo sees või siis antud juhul lägapüti peal suudab ta ära määrata, kui suur on siin lämmastikusisaldus, fosforisisaldus või kaaliumisisaldus. Nüüd, kuidas me seda kasutada saame, on siis selliselt, et kui on olemas näiteks põldude mullakaart, te teate, millises põllupiirkonnas on milline fosfori lämmastiku vajadus, siis vastavalt sellele suudab see masin ka selle materjali maha panna. Siin meie juures olev pütt siis on 20-kandise mahuga, mis on ka näha selles mudeli numbris seal 20, et seda sama ta tähendabki. Ja Samson pütte üleüldse tehakse siis 16-kandisest kuni 35-kandise suuruseni. Aga Eestis vaieldamatult on see kõige populaarsem siis mudel ja suurus. Ja nagu näha on ka rattad väga suured, annab väga hea siis pehme peal sellise järelveetavuse, nõuab traktorilt natukese vähem võimsust ja on väga mugav kasutada. Samson, võiks öelda, on üks juhtivaid siis lägapüti tootjaid väga kõrge kvaliteediga, või ma ütleks, et lägapüttide Porsche lausa. Ja tema headus siis väljendub väga kõrge kvaliteedilistes komponentides ja nagu ka näha, on väga üks erilise konstruktsiooniga imukäptal. Ja Samsoni tehnikat iseloomustada võiks veel sellega, et nad on ka väga innovatiivsed ja mõtlevad alati siis nii keskkonna säästmisele kui ka siis niisugusele targale läga majandamisele. Ehk siis sellega seoses on sellel masinal, sellele pütile konkreetselt tellitud siis ka juurde selline vaheadapter komplekt, kuhu me oleme ühendanud siis John Deere Manure Sensingu sensori, kus siis saab informatsiooni siis lägasisalduse kohta. Lisaks kõike seda juhib konkreetselt siis selle püti juures siis Samsoni enda välja töötatud terminal, mis on täpselt ehitatud siis nii-öelda läga laotamiseks, mitte ei ole võetud kuskilt kolmanda osapoole siis toode ja kohandatud enda jaoks, vaid see on enda majas neil toodetud. Ja see võimaldab siis väga täpset läga panekut siis nii-öelda hektari kohta, võimaldab põllukaartide info põhjal siis läga panekut ja lisaks saab sealt ka võtta välja siis kogu nii-öelda maha pandud info siis mälupulgale. Et nagu me siin põllu peal ennem vaatasime ka, panime lämmastiku sihtnormiks 75 kilo hektarile ette ja vastavalt sellele siis traktor hakkas muutma liikumiskiirust ja selliselt see asi töötab ka. Muidugi on võimalik ka ära piirata näiteks fosforisisaldus, et seda liiga palju maha ei läheks ja kui näiteks plaanite maha panna materjali siis fikseeritud nii-öelda väljavooluga teatud kuupmeetrid hektarile, siis pärast on need andmeid võimalik pärast kaardi pealt vaadata, et mitu kilo lämmastikku, mitu kilo fosforit kuskile maha läks. Selle võrra saab hiljem vähem panna siis mineraalväetist põllu peale. Taimekasvatuses või agrokeemias on üks hea reegel, öeldakse 4 õiget. Et see tähendab siis see, et ma panen õiged toitained õigel ajal, õiges koguses ja õigesse kohta. Ja kui ma niimoodi siis täppisviljeluse põhimõtete järgi teostan, siis ma saangi ju kõige parema tulemuse selles mõttes, et oma rahakoti jaoks kõige parema tulemuse, et ma teen vähem kulutusi, ma ei anna seda toitainet sinna, kuhu ei ole vaja teda anda. Ma saan arvestada eelnevat mulla toitainete sisalduse kaarti. See analüsaator arvestab juba siis seda, näiteks kui ma tahan kaaliumi panna paika, siis arvestada seda, et kuidas mul põllul eri osades on kaaliumi sisaldus. Nüüd kui palju siis erineva koormaga tuleb näiteks läga kaaliumit juurde, nii et ta arvestab juba selle ära ja annab siis vastavalt selle koguse sinna mulda ja ei luba ka näiteks siis lämmastiku liiga kõrgeks ajada, mis on piirid ees, et hoiab ka seal piirid ja kui me ikkagi tahame teada, et mida me sinna põllule nüüd anname,
siis üldjuhul me teeme heal juhul ühe analüüsi Sakus või kuskil laboris ja siis kogu oma orgaaniline väetis läheb selle analüüsi alusel, aga tegelikult me ju teame, et kõik need koormad on erineva sisaldusega, juba kuivaine sisaldusega ja muidugi ka siis põhitoitainete sisaldusel. Üks lisaväärtus on kindlasti see, et põllumehed tihtipeale ju saavad ka ise omal läga põllule veetud ja on väga palju selliseid vanu niinimetatud lägapütte, millega siis kuidagimoodi see ikkagi saab ju põllule viidud. Aga just siis see, et see oleks nagu teaduslikult natuke paremini põhjendatud ja ikkagi analüüsitud, et mis kohta anda, et sellist asja siin senini veel turul ei ole olnud. Need läga laotamise juures on see sellel aastal esimene hooaeg ja analoogiline analüsaator, siis, mis silokombainidel peal on juba 3 hooaega olnud, nii et meie teenuste meeskond siis ikkagi teeb selle töö kõrgemal tasemel ja palju kasumlikumalt. Orgaanilise väetamise eeliseks on kindlasti see, et see on kõige odavam väetis, ehk teil on võimalik säästa sisendkuludelt ja teiseks see, et see on ikkagi loodussõbralik, see on kõige loodussõbralikum vahend väetamiseks.